Tere sõbrad, tere kõik, kes te nüüd vaatama olete sattunud. Tere tulemast Udu Labori kanalile, mis on ametlikult siis teine puhtalt veebiteemaline YouTube'i kanal, mis on eesti keeles. Ametlikult vist praegu keegi rohkem toimeta peale minu. Olen ringi vaadanud jube palju, nii palju on segadust, nii palju on arusaamatusi veebiteemadel, et on nagu tagumine aeg, et keegi võtaks nagu asja kätte ja midagigi teeks, et natukene seda nii-öelda mängu välja siis tasasemaks saada, et see, mis toimub, on nagu üle mõistuse. Ja õnneks muidugi inimesed on loogilised loomad, et kui neile nagu ilusti ära rääkida, siis lõpuks saavad aru ka, et me siis püüame nüüd ma olen rase, mina püüan siis seda teha vahelduva koostööga mõne teise teadja, mõne targa veipariga meie veebikommuunis siin väikses Eestis. Et sellega me siis nüüd algust teeme. Ja antud programm oma formaadis on alles üles ehitamisel. Mõned mõtted on, mõned mõtted alles vaikselt idanevad. Juhin ka tähelepanu sellele, et see kõik on nii-öelda omast lõbust, omast huvist. Keegi mind selleks tagant ei sunni ja keegi ka ei maksa mulle sellest midagi. Et kõik tuleb omast taskust, kõik mis te näete või kuulete. Ja kõik arvamused on minu isiklikud arvamused kõikides teemades, et selles suhtes ei tasud nagu südamesse midagi võtta. Selle saate formaat püüan seda siis sellisel kujul teha, et oleks enam-vähem stabiilselt kogu aeg alati üks ja sama. Et te teate, mida oodata. See siis tähendabki seda, et võtame nüüd esimesena käsile esimese saate segmendi, milleks on uudised. Räägime uudistest, laiast maast ja ilmast, räägime Eesti teemadel, kõik mis veebindusega seotud. Ning loomulikult, kui on küsimusi, tahate mingit täpsustusi, mida iganes, siis kommentaarid on teretulnud alla. Püüan organiseerida ka mingi e-maili, kuhu saab kirjutada, kui kellelgi on selleks huvi ja saame suhelda ka väljaspool kanalit. Loomulikult, kui on soovi, et ka teised sellest teada saaks, siis ja selle vastu midagi ei ole, siis tõenäoliselt ma vastan kõikidele küsimustele ja kirjadele siis YouTube'i vahendusel, nii nagu ma seda praegu teen. Et siis kõik on nagu sama pulga peal. Et see oleks nagu, ma arvan, päris mõistlik. Mis ma siis täna uudistes nagu rääkida tahaks, oleks see, et alustuseks see, et mida inimesed teavad veebist, mida teavad veebiga seotud seadustest, et ma ise olen nii-öelda palgalisel ajal, ma töötan veebipoes ja ma suhtlen väga paljude inimestega sel teemal, saan väga palju küsimusi sel teemal, et selles ka see nii-öelda mõte siis tekkis ja täna räägime natukene lähemalt sellest, mis üldse veebimaailmas toimub, mis toimub Eestis, mida oleks nagu oluline teada. Kõik, millest ma räägin, leiate linkidena siis ka all kirjelduskastis ja sealt siis on vähe lihtsam liikuda edasi, kui teil millegi vastu huvi on. Esimene asi, millest ma kindlasti kohe tahan ära mainida, et tänasel seisuga on Eestis ainult üks tõsiselt võetav organisatsioon, kes hoolitseb meie või vähemalt püüab meie nii-öelda veebiõiguste eest seista ja kaitsta meie võimalust omada seda valikut, et me saame võtta suitsu asemel veebi ja vastavalt päris tähtsatele instantsidele teame, et see asi on ka tunduvalt vähem kahjulik tervisele, et miks on see asi hea. Selleks organisatsiooniks on siis e-liit, tuletis siis põhimõtteliselt e-sigareti liidust sisuliselt, et link on all, uudiste all, et vaadake kindlasti, liituge, toetage nende tegevust, mil vähegi määral saate, et kindlasti igasugune abi on teretulnud. Ja püsige kursis, püsige lainel, et sealt saab nagu päris palju sellist huvitavat informatsiooni selle kohta, mis meil siis Eestis toimub.
nüüd aga siis sel teemal, et millised on seadused, mis Eestis hetkel kehtivad, mis on tulemas, mis on juba olemas. Nagu me kõik teame, siis me oleme osa Euroopa Liidust, mis tähendab seda, et Euroopa Liit seab piirid, seab regulatsioonid, mida siis kõik Euroopa Liidu riigid peavad jälgima ja seda peame ka meie. Vastavalt sellega seoses on siis nii-öelda aktiveerunud või nii-öelda siis seadustesse sisse kirjutatud TPD Tobacco Products Directive, mis on siis viimane nii-öelda tubakatooteid reguleeriv seadus, mis siis mõjub nii-öelda kogu Euroopa Liidule ja ka Eestile. Selle raames siis on palju muudatusi juba sisse viidud ja tuleb neid veel juurde. Oluline tähtpäev siis, mida nagu tuleks meeles pidada, on 2017-21 mai. Sellest päevast alates on siis kõik nii-öelda viimane nael kirstus, et siis nagu enam midagi uut ja huvitavat lähiajal ilmselt ei tule. Mida see kuupäev siis endaga kaasa toob, et kui täna osad asjad on veel nagu lahtised ja osad tooteid veel saab osta ja nii edasi, siis mis nüüd muutub on siis see, et kui me täna oleme harjunud ostma vedelikke, kui me räägime nüüd ütleme kvaliteetvedelikest, eks ju, erinevatest suurustest pudelid ja nii edasi, baasvedelikud, millest saab ise segada omale vedelikke ja kõike muud põnevat, siis uue seadusega vastavalt siis tuleb nüüd selline reglement, et maksimaalne nikotiinisisaldusega vedeliku pudel võib olla mitte rohkem kui 10 milliliitrit suur. Ehk siis see on 10 milliliitrit pudel. Võrdluseks kõrvale siis juhuslik premium vedelik, eks ju, mida Ameerikas osinasti toodavad näiteks, mis on väga head asjad. See on nüüd 30 milline pudel, see on nüüd 10 milline pudel, et kõik siuksed asjad kaovad ära lettidelt, et neid enam Euroopa Liidus ei tohi müüa. Vähemalt Euroopa Liidus selles mõttes, et jäävadki alles ainult siuksed kümnesed. Mis on igati nadi, tegelikult sellel nagu mingit head põhjust ei ole, vähemalt mina nagu nii palju, kui ma olen lugenud kõiki neid seadusi risti ja põiki läbi, siis seal ei ole nagu ühtegi loogilist põhjendust, et keegi seal võib-olla väidab, et see on minimaalne või see on maksimaalne kogus, et kui seda nagu räägitakse nii-öelda laste ja noorte kaitsmisest, eks ju, et kui noor seda või laps nii-öelda selle kätte saab ja selle kõik ära joob, et siis see on nagu maksimaalne, mida tohib juua ilma, et ta päris ära sureks, eks ju. Me kõik teame, nikotiin on kahjulik tervisele, eriti seda siis, kui sa seda sööd või jood nii-öelda, et siis ta on veelgi kivad. Aga ka veebis on tegelikult see kogus nagu ülitilluk, et see nagu ta ei ole nii hull, kui väidetakse. Aga sellest teemast me räägime eraldi hiljem. Et ühesõnaga 10 millised pudelid jäävad, aga samas siis see oleks nagu sama loogiline, et aga miks siis mingid vetsupotitorude puhastus, mis iganes kemikaalid, miks need siis ei ole 10 pudelites, et kui sa seda jood, sa suudad samamoodi ära või šampoon. Kui sa jood selle šampooni pudeli ära, siis oled ka ilmselt omadega hauas, et suhteliselt jabur nagu, et põhjendused on nagu nigelad, aga pole midagi teha, Euroopa Liit ütleb, siis meie peame tegema ja järgima neid asju, et nukker ta on, aga nii ta on. Et see on nagu esimene asi, mis nagu muutub varsti, õige varsti. Teine asi, mis nüüd muutub, on siis nikotiinikangus, et kui täna veel saab lettidelt osta, Eestis saab osta siis erineva kangusega nikotiinivedelikke, siin kõvemad suitsetajad üldjuhul võtavad 24-aset kangust ja nii edasi, 2,4% siis või kuidas iganes keegi seda väljendab, et 24 milligrammi milliliitri kohta, eks ju. Ja on ka kangemaid, siis ka see nali lõpeb ära, et maksimaalne lubatud kangus, mis siis jääb lubatud nii-öelda turul, on 20 milligrammi milliliitri kohta. Et see on siuke suhteliselt kange, ütleme algaja jaoks on see enam-vähem okei täitsa ja isegi võib-olla palju, aga see on väga individuaalne, et mõni, kes tahab nagu rohkem kangemat kraami, tema nagu ei saagi enam, tema jaoks ühegi valitud. Ning ütleme,
ma arvan, et see ei ole võib-olla kõige hullem, aga kindlasti see mõjutab mingit teatud kontingenti suitsetajaid, kes otsivad kangemat laksu siis oma esimeses veibiseaduses. Hiljem võib alla tulla selle kangusega ja kõik on nagu hästi. Siis, mis veel juhtub kindlasti, on see, et vedelikupaagid ehk siis tängid jutumärkides, siis sellised vidinad, ma usun, et tead, mis see on. Kui ei tea, siis küll sa kunagi jõuad selleni. Nendest asjadest me kindlasti räägime ka üksjagu siin kanali peal. Et vedelikupaagid, kui täna võib saada neid igas erinevas suuruses, erinevas milliliitri mahus, et seal alates pisikestest 1,8 kuni 6 milliliitriste paakideni välja ja mõned üksikud, mis on kõige rohkem. Et see põhimõtteliselt ainult teeb elu nagu lihtsamaks, et kui sul on suur paak, sa kallad selle ühe korra täis, siis sa võid nagu päev või 2 rahulikult veipida ilma, et sul oleks nagu probleem, et sul saab paak tühjaks. See paraku see kaob ka ära ja maksimaalseks lubatud suuruseks saab siis olema 2 milliliitrit. Ehk siis see on nagu päris tillukene kogus, mis tähendab peamiselt seda, et saab nagu pidevalt oma paaki täita. Veidi tüütu, aga nii on. Lisaks sellele, mis nüüd juba kehtivad seadusega, mis täna juba on kehtivad, on siis see, et üle piiri kaugmüük ja ost on keelatud, seda juba praegu, et tänase seisuga siis täna on meil 3. november 2016 siis tänane päev ja tänane päev juba kehtib see, et välismaalt, e-poodidest, e-sigareti e-poodidest, kus iganes väljaspool Eestit ei tohi enam midagi osta ega tellida, et tõenäosus on, et mõnigi pakk võib läbi tulla ja sa saad oma asja ikkagi kätte, aga tolli tegelinskid kindlasti hoiavad nagu silma peal rohkem, et tõenäoliselt, kui sa vahele sellega jääd, siis kergemal juhul saad ilmselt trahvi, igal juhul jääd sa oma pakist ilma, et see saadetakse tagasi ja on ka oht, et sa jääd oma rahast ilma. Et ühesõnaga igati nõme situatsioon, et tegelikult me oleme Euroopa Liidus, mis peaks nagu olema ühtne turg, et mis teebki selle elu nagu lihtsaks, et sa võid nagu osta ilma igasuguse probleemita, mida iganes sa soovid, kus iganes riigist, et sa ei pea nagu vaeva nägema mingite tollideklaratsioonide ja muude jamadega. Et nii-öelda ühtne turg, see on kogu selle asja mõte, see on nagu selle Euroopa Liidu mõte, et see mõte on nagu ära unustatud seal veibi teema puhul ja seda peamiselt muidugi sellepärast, et veip on hetkel kategoriseeritud tubakatoode, et Euroopa Liidu arvates see on tubakas. See klaas, metall, puuvill, elektroonika, akud, see on tubakatoode või tubakasarnane toode, et ühesõnaga täis lauslollus, minu isiklik arvamus ja paljude teiste veiparite arvamus. Keel läheb vähe sõlme, juba palju seletamist, et aga jaa, nii on, et sellest nagu hetkel me kahjuks ülega ümber ei saa, et oleme nii-öelda seaduste orjad, sinna pole kahjuks hetkel midagi teha. Õnneks on maailmas liikumised, mis püüavad veipimist päästa kurjade poliitikute käest ja nii edasi, et seal on igast erinevad huvid mängus ja sellest ma hetkel rääkima ei hakka, et see on nagu omaette mõne teise korra jutt. Aga sellised on hetkel nagu seisus seadused ja et neid nagu tuleb arvestada, et selles suhtes asjad muutuvad, elu muutub. Mis on veel oluline siis ka neile, kes nagu mõtlevad, et võiks teha võib-olla veebifirma või midagi müüa, kaupa, värki, särki, et maale toomine läheb keerulisemaks kindlasti. Tõenäoliselt tulevad ka maksud, ehk siis maksustatakse veibikraam, mida see praegu ei ole. Kui need maksud tulevad, siis asjad lähevad veel kallimaks, et lõpuks kaob nagu see initsiatiiv, miks üldse veipimist kätte võtta ja suitsetada on odava. Et see on hetkel nagu see probleem, mis on tekkinud. Aga me püüame elust püsida, vaatame, mis ilm toob, mismoodi see asi edasi liigub ja areneb, et kindlasti
noh, ütleme nii, et kui vähegi võimalik, siis tuleks enda panus anda sellesse, et kaitsta oma õigust veipida ja mitte suitsetada. Aga noh, selle jaoks on siiski olemas mingisugused instantsid, kes sellega tegelevad, nii et püüame ennast hoida kursis sellega, millega nad tegelevad ja kui vähegi saab, siis neid aidata, et ka pisikene rahaline tugi tõenäoliselt on rohkem kui suur abi, aga noh, see on igaühe enda valik, kas ta teeb ja mis ta teeb. Sellega hetkel uudised lõpevad. Veel on igasuguseid asju, mida ma saaks rääkida ja võiks rääkida, aga ma tahan seda asja venitada liiga pikaks, sest lõpuks on kõigil siuke efekt, et liigume edasi järgmise segmendi juurde ja selleks on Baby Nodi ja see on seal. Oleme järgmise segmendi juures ja mismoodi Baby Nodi segment hakkab välja nägema on see, et iga nädal ma võtan kasutusse ühe seadme, olgu see siis paak või olgu see siis mood või mida iganes muud. Testin seda põhjalikult, annan talle korralikult vatti ja kuuma ja vaatan, kuidas ta vastu peab, kuidas toimib, on ta hea, on ta halb, mis on tema potentsiaalsed puudujäägid ja nii edasi. Ning järgmisel nädalal siis tuvastan need ja räägin nendest siis lähemalt. Mismoodi see tsükkel täpselt käima hakkab, seda me siis vaatame jooksvalt, kuidas mida vahele satub, mis huvi pakub ja nii edasi. Et loomulikult on oodatud kommentaarid sel teemal, kes mida sooviks näha ja ma püüan võimalusel siis ka vastu tulla. Ühesõnaga, täna alustame siis sellisest seadmest, nagu seda on Vismeki Theorem. See ei ole nüüd väga uus seade, et seda on nüüd olnud saadaval juba 1-3-4 kuud kindlasti. Samas veebimaailmas kõik asjad, mis on vähe vanemad kui 3 kuud on üldjuhul juba vanad. Et see asi liigub väga kiiresti edasi. Muidugi kõik ei jõua alati järgi sellepärast mõne jaoks on see uus. Aga mis ta siis endast kujutab, et see on siis kindlasti nüüd edasi jõudnutele mõeldud toode, et tema iseärasus on siis see, et sa saad ainult ise omale küttekehad või siis kütteelemendid ehitada, ise paned omale vatti sisse ja tal on kaheosaline struktuur, ehk siis all on paak või reservuaar, kuhu sa siis saad vedelikku sisse panna ja üleval siis otsas on siis see jutumärkides põlemiskamber, kus siis see vedelik auruks muudetakse. Et see konkreetne isend on nüüd ühe koili jaoks mõeldud, kuigi see tegelikult saab panna ka 2 koili ehk siis küttekeha põhimõtteliselt nurga all istuma, et olen katsetanud seda varianti ühe korra. Ei tulnud kõige parem välja, aga ma kindlasti proovin seda veel. Et antud hetkel on mul siin siis dual fused Clapton sees 226 kraati südamikuks ja 30 ümber selle mässitud ja 5,5 tiiru ümber 3 millise toru. Et suhteliselt isegi hea, et alguses kui ma sain, siis ma ei olnud päris vaimustatud, et ma ootasin natuke rohkemat sellest. Aga nüüd teise tiiruga ma olen siis natukene siin ringi nokkinud ja proovinud ja hetkel olen jõudnud rohkem lähedale sellele, mida ma sellelt ootasin. Et aurab ta hästi, maitse on teil tegelikult, maitse edasiandmise efekt on teil tegelikult päris okei. Et kuna sellele muidugi aitab kaasa siis see, et see küttekeha on suhteliselt lähedale suule, et see põlemiskamber võiks võib-olla veits väiksem olla, et seda maitsevõimekust parandada. Aga antud juhul, siin on seda ruumi ja õhu liikumist on veits võib-olla palju tema jaoks, et sellepärast väiksemate küttekehadega ta natuke jääb kinni. Maitse poolest, et võiks parem olla, aga nüüd, et see uuem suurem koil, mis ma nüüd siia sisse panin, see nüüd annab oluliselt paremat maitset tegelikult juba ja
paneb mind mõtlema, et tegelikult ei olegi võib-olla nii hull, kui ma algselt nagu ütleme siis pettusin veidi, eks, aga noh, testimine veel jätkub, et ma järgmiseks tahaks proovida mingisugust robakate koilidega dual ehitust ja vaadata, mis ta siis teeb, aga muidu temperatuurile asjadele peab hästi vastu, üllataval kombel väga kuumaks nagu alt ei lähe, no ilmselt sellepärast, kui on see paak siin all vahel, et kuumus ei kandu nagu moodini välja ja see tähendab, et seade püsib vähe jahedam. Küll aga ülemine ots natukene läheb soojaks, aga noh, see on juba siuke, kuidas kellelegi. Normaalne trip-tip otsas on, siis tegelikult ei ole nagu probleemi. Minul on siin otsas hetkel puhtalt siis selleks, et asi oleks nagu siuke värvikombo oleks nagu paigas, et ta näeks nagu kena välja ka, siis mul on dot moodi suurema siis diameetriga see trip-tip siin otsas, ehk siis huulik. Et Eestis ma ei tea, kas nüüd kuskilt saada on, tõenäoliselt mitte, mina tellisin enda omad piiri tagant. Kuna need, muidugi tollal, kui ma tellisin, et siis need seadused ei kehtinud, millest me uudistes rääkisime just. Aga siuke nad on. Ütleme nii, et antud hetkel ma olen isegi rohkem rahul temaga kui alguses. Aga ma kindlasti annan talle veel kõvasti vatti ja annan sellise lõpliku otsuse pöial üles, pöial alla või vahepealne siis järgmisel korral ja siis võtame sisse ka kohe uue seadme. Nii et selleks on siis iJoy Combo RDTA, mis on oma olemuselt suhteliselt sarnane Wismec Theoremile, et on mida siis oodata. Aga Wismec Theorem, siuke ta hetkel on. Räägime siis lähemalt kogemustest ja mõtetest järgmisel korral. Ja nüüd liigume edasi järgmise segmendi juurde ja räägime sellest, mida Veipar küsib. Veipar, mida Veipar küsib, ehk siis küsimused, mis minuni tihti jõuavad. Kui sul on küsimusi mingitel konkreetsetel teemadel asjadest, millest ma olen rääkinud või teab millest muust, siis hetkel on sul võimalus teha seda läbi kommentaaride, kirjuta küsimus sinna ja tegelikult teeme nii, ma panen oma ühe meili aadressi, kuhu saab kirjad kirjutada, kui on huvi selleks, viskan selle alla boksi kontaktide alla, et kirjutage sinna, kui küsimus on või midagi huvitab ja vastame YouTube'i kaudu, siis saavad kõik teada, mida küsiti ja mis vastuseks tuli. Või vähemalt, mida ma vastan oma peaga. Kui ma tean, siis ma aitan, kui ma ei tea, siis ma ei aita. Ilmselgelt. Esimene küsimus, mis väga tihti minuni jõuab, on see, et kas veip ja suits paralleelselt on ohtlikum kui ainult suits või ainult veip. Sellele vastus on väga lihtne ei ole. Kui sa veibid, siis vastavalt erinevatele normaalsetele, mõistlikele, kvaliteetsetele uuringutele me teame, et veip on vähemalt 95% vähem ohtlik kui tubaka suitsetamine ja ilmselgelt, kui sa teed midagi, mis su tervist väga kahjustab ja sa teed midagi paralleelselt, mis on vähemalt 95% vähem ohtlik, siis ilmselgelt see on ainult hea, et mida rohkem sa veibid suitsu asemel, seda parem, et muidugi üle teha ei ole mõtet, tuleks nagu mingisugune norm sättida, et päris lolliks mitte minna. Aga kindlasti hea, et võib paralleelselt teha, iga ära jäetud suits on võit sinu tervisele kindlasti, et võib paralleelselt nii teha. Järgmine küsimus, mis väga tihti samuti minuni jõuab, millest nagu, mis võib-olla on, ütleme, edasijõudnu jaoks on iseenesest mõistetav, aga samas ka paljud pikaajalised kasutajad küsivad, et
tegelikult kas koile pestakse või hooldatakse, et kui ta tundub, et maits hakkab ära kaduma või mis iganes, et siis mõned kipuvad tegema sellist huvitavat asja, et pesevad selle veega läbi või äädikaga või mingi jamaga ja nii edasi, et ei soovita teha selliseid asju. Et üks asi on see, et materjal, mis seal sees on, mis kuumaks läheb, eks ju, kui ta puutub kokku erinevate teiste ainetega nagu vesi või äädikas või mis iganes, siis võib tekkida korrosioon, see lõhustab seda metalli, mis kuumaks läheb ja tekivad nii-öelda metallipartikulaadid. Ja ütleme ausalt, et me keegi ei taha, et meil metalli miniatuurid mikroskoopilised tükikesed kopsudes ringi lendaks ja sinna kuskile haakuks. Et see ei ole hea, nii et siin see on nagu koht, kus ei tasuks olla väga kitsi, et kui sul ikkagi küttekeha nüüd hakkab saba andma ja sa tunned, et maitset enam ei tunne või umbe hakkab minema, mis iganes, et kindlasti ära pese seda mingi juraga läbi, et viska ta nurka, mine kuluta see 3-4 euri ja osta omale uus, et nii mõningi tegelikult normaalne veibipood tänasel päeval pakub ka mingit diile, et ala ostad mingi 40 milli vedelikku või mingi 60 milli vedelikku, no mis iganes, et ostad omale kuu koguse vedelikku ja sa saad omale koili tasuta kaasa, mingi siuke case, et kindlasti nagu tasub küsida poest, kus sul lähim veibipood on või helista kõik läbi ja küsi, et kes pakub nende parimat diili, et selles suhtes nagu koilide pealt kindlasti ei tasuks nagu kokku hoida, et see ei pruugi. See võib olla kokkuvõttes vastupidine efekt sellele, mida sa nagu veipimisega soovid saavutada, et ärme nagu tahtlikult oma tervist nagu riku, et puhas veip on ikka kõige parem veip ja kui sul koil on kutu, siis osta uus, et see on nagu minu soovitus. Ning viimane küsimus tänases Veipar küsib segmendis on teemal akud. Küsimus on see, et kas ma tohin panna erineva mahtuvusega akusid oma moodi. Okei, ma eeldan, et jutt käib siis, see on üks küsimus, mis mulle tuttav saatis, et küsimus ma oletan eeldab siis või käib siis nii-öelda ütleme, kui me räägime moodidest ja moodi akudest, me räägime, eks ju, 18650 tüüpi akudest. Neid tunnevad enam-vähem kõik, kes moode kasutavad, aga paljud ei ole nagu sellega kursis, et ei, kui sul on seade, mis kasutab vähemalt 2 akut, siis kindlasti peaksid need olema sama mahtuvusega akud. Tegelikult peaksid need olema üldsegi nii-öelda abielus akud, ehk siis sa ostad nad kõik uuena, sa hakkad neid koos paaris kasutama, sa laed neid alati paaris, et kogu aeg on nad koos. Et mitte mingi juhul ei tohiks neid nagu eraldada, vahepeal kasutada ühte akut ühes moodis, teist kasutada teises moodis ja siis vahepeal laed need erinevad ja siis paned need jälle kokku samasse moodi. Et tei kindlasti mitte, et kõige parem oleks ikkagi, kui sul on 2 akut, mis on täpselt üheaegselt ostetud, ühe nii-öelda uued või sama vanad siis ja alati koos kasutuses, koos laadimises, et see säästab akusid ja see ühtlasi ka tagab selle, et sul akud on erineva mahtuvusega. Näiteks, kui nad on niisama erinevalt kasutatud ja nii-öelda ajaga on kulunud erinevalt, siis see on esiteks juba ohtlik, kuna üks aku on kõvema pinge all kogu aeg kui siis nii-öelda teine, mis on uuem ja see võib nagu lõppeda kurvasti ja samuti ka üleüldse ei tohiks kasutada akusid, millel näiteks ühel on pingetaluvus on oluliselt madalam kui teisel. Et see on nagu kindlasti topik, mille ma võtan lähiajal ette eraldi segmendina ühekordselt, mis on siis akuohutus ja ma räägin need kõik asjad täpselt läbi, et see on kindlasti asi, mida peab iga veipar teadma, et kui sa oled just alustanud moodidega ja tunned nagu huvi selle asja vastu, sulle meeldivad suured pilved ja sulle meeldib palju maitset, head maitset, siis akuohutus on nagu kõikide asjade algus, et see on nagu oluline asi, mida kõik peavad teadma, kes nagu astuvad sellesse nii-öelda hobimaailma ja sellest me kindlasti räägime. Aga see on tänane Veipar küsib segment ja viimase asjana, viimane segment on proovime mingit vedelikku.
Viimane segment ja ma tunnen, et see saab olema minu üks lemmiksegmentidest, sest mulle meeldib õudselt eksperimenteerida erinevate maitsete asjadega, nii ise valmistada kui ka erinevaid valmisvedelikke proovida. Ja ma arvan, et täna saabus minuni üks minu lemmiktootjatest või lemmikliinidest siis üks vedelik, mida ma ei ole veel proovinud. Ja seda ma siis täna teiega koos jagan. See vedelik on nüüd Eestis saadaval. Varsti siis juba nii mõneski poes. See konkreetne variant siis jõudis minuni läbi levia.ee, mis on siis online only, ainult veebipood. Minu teada neil füüsilist poodi ei ole. Minu teada. Aga igal juhul sealt ma selle sain. Hind oli väga mõistlik. Hetkel on neil soodukas ka jooksmas. Ja 16,90 on pudeli hind, 30 milli pudel. Vastu nüüd paraku kaovad ära, aga loodetavasti tulevad nad tagasi siis 10 millistest pudelites kunagi. Et praegu on nad veel saadaval. Tasub kindlasti tšekkida, kui huvi tunnet. Ja konkreetne variant siis on Dinner Lady on tootja ja riisipuding maasikamoosiga on selle maitse profiil, et neilt on olemas veel mitmeid erinevaid maitseid nagu sidruni kook ja siis selline variant nagu maasikakreem. Maasikas ja mingisugune siis selline võikreem või midagi tavalist. Päris head asjad. Et neid ma nüüd avalikult proovima ei hakkas, sest ma olen nüüd ära proovinud. Tean, kuidas nad maitsevad, need on head. See sidruni kook on hetkel üks parimaid, mida ma üldse saanud olen. Aga. Lõhn on päris siuke hea, omapärane, ta on siuke tummine. Esimese hetkega ütleks ausalt, nagu mingi tubaka noot on. Aga on tunda maasikat kergelt. Riisi ma ei tunne. Ja riisipudingut, vähemalt lõhn nagu seda ei reeda. Et proovime ta ära, mis ta nüüd kujutab. Et muidu nad tulevad nagu ilusti killesse pakendatud ja kõik jutud, et mul on see maha juba kistud, ma tegelikult juba salaja nuhtusin. Ma juba nii väga tahtsin, aga mõtlesin, ma enam ei proovi kui video peal, nii et cheers, siit läheb. Äärmiselt huvitav. Lõhn on hoopis teistsugune kui maitse. Lõhn nagu ei reeda nii palju kui maitse. Maitses on täitsa kohe puhtalt tunda. On tunda, kui sisse nagu hingad, sisse alla alles tõmbad, siis tunned nagu seda riisist ja tõesti siukest nagu piimariisi plöga, teate küll, nagu vanaema ja kunagi tegi hommikuti. Täpselt siuke täitsa ehtne riisipudingu maitse. Ja välja hingamisel siis tunned seda magusat maasika siukest moosi, sellist järelmekki, et ütleme nii, et ta ei ole kaugeltki halb. Täitsa võiks vabalt päev otsa tõmmata, et minul isiklikult mulle meeldiks, kuidas seda maasikat oleks nagu tugevamini tunda. Ma olen jube maasika, moosi ja kvaliteetse maasika fänn, et igasugused tugeva sellise hea maasika maitsega asjad on täpselt minu teema, et siin võiks olla rohkem maasika maitset, aga sellegi poolest ta ei ole kaugeltki halb. Mul on siin muidugi vatt on natukene juba vana hommikul tehtud, nii et ta on juba paar paagidest läbi käinud, et see maitse mitte puhas. Loll mina oleks pidanud enne seda peale mõtlema ja tegema midagi värske ehitus mingisuguse asja sisse. Ma teen seda kindlasti peale seda saadet ja proovin ära, võin järgmine kord öelda, mis ta siis tegelikult maitses. Ilmselt on ta parem kindlasti värske vatiga.
aga isegi niimoodi on täitsa mõnus, et täitsa võiks soovitada. Pöial püsti, et Dinner Lady on siiani üks parimaid nagu tootjaid, et kui enamus maitseliinidest on, et kui neil on ala 5 erinevat või 10 erinevat maitset, siis maksimaalselt tavaliselt 1, äärmisel juhul 2 on siuksed, kõlbab nagu tõmmata, et 1 on hea, ülejäänud on siuksed vahepealsed. Dinner Lady'l on, neil on selles liinis, Dinner Lady liinis on konkreetselt on 6 maitset, on siis maasikakreem, riisipuding maasikamoosiga, sidrunikook, siis on, mis neil veel oli, siis oli see hommikuhelbed mingi asjaga, mitte tule meelde. Oranž pudel igal juhul oli ja siis oli vahtrisiirup, et need 2 lihmas midagi märkimisväärselt. Aga need 3 on kindlasti nagu kick-ass, et soovitan. Et jah, ühesõnaga levija.ee-st tasub vaadata, neil on hetkel neid koha peal olemas, lähiajal tuleb ka teistesse osadesse, mitte kõiki, aga osadesse poodidesse, et kui nad tulevad, saabuvad, siis ma räägin ka, kust mujalt veel on saada. Praegu ma varakult enne keksima ei hakka sellega. Selline siis on seekordne saade. Ma loodan, et saite natuke targemaks, et meeldis, et sobis. Jätke kommentaarid, likeid, kui tahate olla kursis minu tegemistega ja asjadega, mis edaspidi tulevad, siis kumbel pool see nüüd on, see on siis seal pool vist. Seal all on see punane nupp, telli nupp või siis subscribe, et klikki seda, siis sa saad vastavalt jooksvalt ka teatise, kui ma midagi uut jälle üles viskan, et nii on ja nii jääb. Aga ma tänan igal juhul kõiki teid, kes te suutsite lõpuni vastu pidada, ma tean, see video on päris pikk, aga elame üle. Et thanks teile, et ära vahtisite ilusti rõõmsalt koos minuga siin selle aja ja mis ma siis nüüd edasi teen, mis seal ikka, hakkan seda videot töötlema ja veidin oma väikse näo pahupidi sellest päris heast mahlast. Nii et kohtume järgmine kord. Kõike paremat!